Ja, aga räägime veel ka coaching'u protsessist. Ehk et esimene protsessi osa kindlasti on see, et toimub eeltöö ja nagu see pilt ka väljendab, et coaching tegelikult on teekond ja pikaajaline teekond ja algab siis sellega, et hea eeltöö algab alati siis sellega, et on kohtumine juhiga, kes siis või see võib olla ka mingitel juhtudel personalijuht, kes soovib tellida siis coaching ut mingisugusele meeskonnale ja saab siis sealt esmase sisendi, mis siis võiksid olla need eesmärgid sellele meeskonna coachingule ja selle baasilt saab juba hakata nii-öelda edasi minema ja kindlasti toimub selline nii-öelda diagnostika osa ehk et kas siis eelkohtumised siis erinevate meeskonnaliikmetega ja või siis ka digitaalsed küsimustikud ootuste ja vajaduste kaardistamiseks, et oleks võimalik siis võimalikult täpselt siis ka meeskonnaga koos neid eesmärke ja ka mõõdikuid seada, et mis on siis see, mida see meeskond soovib nagu päriselt muuta selle meeskonna coachingu käigus ja mis peaks olema see tulemus siis, kui see meeskonna coachingu protsess on lõppenud. Ehk et see on selline, see hea eeltöö on nagu vundamendiks siis sellele, et kogu see protsess õnnestuks parimal võimalikul viisil. Ma korraks täiendan siin, mul nii meeldis see, kuidas Alan ütles selle kohta, et coaching algab ennem, kui coaching algab. Ehk et tegelikult see on juba ka coachingu protsessi osa, eeltöö, et raske õppustel kerge lahingus, et mida parema eeltöö me teeme, seda kasulikum saab meeskonna coaching olla, vaata, on ju. Siis tihti tullaksegi meie juurde näiteks ka, et meil oleks seda meeskonna coachingut vaja, too meil see, et ma ei tea, see koostöö midagi seal on ja tahaks ikka tulemuslikumad olla. Ja siis, kui me hakkame kaardistama ja vastikuid küsimusi küsima, on ju, siis tuleb välja, et tegelikult seal pinna alla midagi muud, et mis need takistused on või millega tegelikult tuleks tegeleda, et seda eesmärki nagu saavutada, on ju. Et see on ülioluline, et minna õige asjaga teele. Sorry. Ja, väga hea. Väga hea, et sa täiendad. Nii, aga siit järgmine etapp on siis käivitamine. Ehk et kui see hea eeltöö on tehtud, siis meeskonnaga koos siis nii eesmärkide kui oodatud tulemuste mõõdikute seadmine, ehk et me oleksime kõik ühisel arusaamisel, mis see siis on, mis saab olema selle coachingu protsessi eesmärk, oodatav tulemus ja kuidas me ka aru saame, et me siis oleme sinna jõudnud. Et see on ka väga oluline üks etapi osa, et oleks ka väga selgelt nagu kuidagi mõõdetav, et me peame kuidagi aru saama ja mõõtma ju siis ka peale seda, kui see protsess on läbi, kuidas meil tegelikult läks. Aga ma näen, et tuli üks küsimus, et Jaanika... Ja, ma just juba vastan siin, et see on nagu seotud selle individuaalse coachingu ja samal ajal meeskonna liikmetega, et kui keegi soovib, et kas teha nagu asju paralleelselt, võiks mõnikord olla lausa soovitatav. Ja, et üsna tihti on niimoodi, et minul on küll kogemus selline, et ma teen nii meeskonna coachingut kui ka siis 1, 2, 3 meeskonna liikmega veel ka individuaalset tööd. Ehk et seal on siis sõltuvalt sellest, et kuidas need inimesed ise on valmis ka selles protsessis osalema, et coachingu puhul on väga oluline see, et inimene ise soovib seda, et seda ei ole võimalik kuidagi peale suruda, et personalijuht ütleb, et ma näen, et temal on vaja, et nii see asi ei tööta. Oi, mul on nii hea meel, et sa Aili selle praegu tõid välja. Ma mõtlesin, et isse, me oleme nii olulise asja ära unustanud. Coachingus saab käia ainult inimene, kes on coachingus valmis on. Aga ma võib-olla täiendaks veel seda, et mul on olnud selline juhus, erinevad olukorrad, aga et me oleme alustanud kõigepealt juhi endaga paar korda ennem ja siis juht selles coachingus, individuaalses coachingus saab juba endale selle siis selguse, mida ta tegelikult nagu meeskonnaga tahaks teha ja siis me läheme nagu meeskonnaga teele ja mõnikord on nii, et hakkame koos pihta ja siis juht käib veel nagu eraldi, et siin tuleb väga jälgida ka seda konfidentsiaalsust ja rollikonflikti on ju, et ei läheks nagu asjad sassi on ju, et organisatsiooni sees, et näiteks, et hea, see läheb kompetentside alla juba, aga tegelikult on niimoodi, et kui sa töötad näiteks tippjuhtkonnaga, siis ei ole hea töötada nagu alluvatega ka, et siin nagu
nagu see usalduslik suhe ei sobi väga hästi, see ei toeta nagu sellist nagu head suhet coach'ide ja liikmete, osalejate vahel on ju, sorry. See oli väga hea täiendus, sest minul on täpselt sama kogemus, et tegelikult nii-öelda juhi coachingust sünnib meeskonna coaching või siis ka vastupidi, nii et need on sellised nii-öelda paralleelprotsessid, mis võivad nagu toimuda. Aga kui siis on eesmärgid hästi paigas, oodatavad tulemused ka selgelt sõnastatud, siis on aeg asuda teele ja coachingu protsess on siis nii, nagu juba eelnevalt räägitud, on selline kord kuus umbes 4 tundi ja seal siis toovad need meeskonnaliikmed ise neid teemasid, mis seostuvad selle eesmärgiga ja lahendatakse siis erinevatel sessioonidel neid samu teemasid, et siis jõuda lõppkokkuvõttes nende oodatavate tulemusteni. Ja väga olulised on siin need vahekokkuvõtted, et coach'i roll on siis kogu aeg nii-öelda kraadida, et mis oli meie eesmärk, kus me praegu oleme ja mis on vaja veel siis selleks teha, et sinna eesmärgini jõuda. Ma siin tahtsin veel täiendavalt öelda, et mina näiteks coachingu protsessi alguses olen teinud ka seda tugevuste vaadet, et see aitab väga sellele minu kogemuse järgi sellele protsessile nagu väga kaasa, et kui me oleme teinud nii-öelda coachingu protsessi alguses ka isiksuse tüüpide kaardistamise, et see aitab nii-öelda seda tervika nii-öelda protsessile ja meeskonna dünaamikale nagu väga palju kaasa. Ja kui siis see protsess, ütleme 4–12 kuud on juba toimunud, siis väga oluline on kindlasti ka tulemuste hindamine ehk et kogu selle protsessi peegeldamine, kuidas meil läks, mida me õppisime, mida me saame siit enda jaoks järeldada, teha kokkuvõtted, kuidas me siis nüüd versus selle eesmärgiga, oodatud tulemustega, kuhu me siis nüüd jõudsime. Et see tulemuste hindamine on kindlasti väga oluline protsessi osa ja see, et see on ikkagi nii-öelda tulemusele orienteeritud coaching on eesmärgistatud protsess, sul on eesmärk, sul on tulemus ja läbi selle siis meeskond saavutab oma kas siis tulemused, muutused või siis arengu.